Tänaseid rännakud ongi meid toonud siia Järvemaale Müüslerisse Rätsepa mahetallu, kus peamiseks tootmiseks ongi maheveised ja köögivili. Nii et astume nüüd sisse ja kaeme perenaise Meeli köögivõlumaailma. Lisaks söögitegemishuvile on Meeli hobiks ka käsitöö. Veel mõned aastad tagasi peeti Rätsepal ka lambaid. Niisiis näpime ehk puhastame villa söögitegemisjuttude kõrvale koos perenaise Meeli ja Järvamaa regirauliku ja eelmise aasta sädeinimese Leilaga. Seda köögiviljapirukat ma olen teinud ja kasutanud seal toiduõli täispära peltat ja teen selles sellise elastsed taina, panen ta ahju küpsema. Ma ei oota, millal see pärm hakkab kerkima. Köögiviljad olen hakkinud ja kui see köögivili on nüüd nii palju, et ta krõmpsub, siis võtan tulelt ja panen ahjust tulnud ja valmis juba küpsetatud alusele. Nii et hiljem pärast nüüd koos selle köögiviljaga ma enam seda pirukat ahju ei pane. Ja nüüd oleme jõudnud ka Järvamaa jõulufolgile. Milline nimeline tantsupidu? Ja nüüd oleme siit Järvamaal tagasi Tartus oma köögis, kus ma teen järgi Meeli ülilihtsa ja väga kiire retsepti. Selleks siis on tarvis kõigepealt teha pärmitaigen ja kasutasin siis mahetäistera nisujahu ja panen siis juurde ka pärmi, soola, õli ja vett. Ja mis on selle taigna juures eriti mõnus on see, et nii kui sa oled selle kokku seganud, siis sa panedki selle kohe vormi ja vormiga ahju, mitte mingisugust kergitamist. Ning lisaks olen ma siis juba ära hakkinud ka köögiviljad, mida ma kohe hakkan pannil mõnusalt ahutama. Ja taigna saime ilusti vormi. Täistera nisujahu loomulikult on veidi raskesti töödeldavam kui tavaline rafineeritud nisujahu. Et panemegi siis nüüd ahju 200 kraadi juurde ja hakkame samal ajal ahutama köögiviljasid. Ja kui Meeli kasutab enda piruka juures vaid basiilikut ja tüümieni, siis ei saa kuidagi mina jätta oma sõpra küüslauku. Nii et mina panen ohtralt ka küüslauku. Ja kuigi tegelikult peaks olema siin ilusad värsked tomatid, siis praeguse huue tõttu palame me lihtsalt selle üle tomati pastaga. Ja nüüd me võimegi võtta põhja ahjust välja. Ehk siis köögiviljasid me ahutasime 10-15 minutit ja samal ajal oligi põhi ahjus. Nüüd panemegi lihtsalt selle köögiviljad siia. Ning ongi valmis saanud kodune, lihtne, tervislik ja kiiresti valmiv köögiviljapirukas. Nii et see sobib teha kas näiteks nädalavahetusel pirukaks või siis miks mitte ka jõululauale.